Olen Delfi spordiajakirjanik Kendor Abrams. Euroopa discgolfi festivali peakorraldajad esitasid mulle väljakutse, et näha, kui heasse vormi ma 5 nädalaga suudan jõuda. Kas kõik lõpeb sellega, et ma osalen põhivõistluse eel toimuval kvalifikatsioonil. Hakkame pihta. Tervist, Ralf! Tšau, Ken! Kuidas läinud on? Kiirelt, aga 3 korda olen jõudnud rajale. Ainult? Ai kurja. Täna teeme puttimist. Mis endast kujutab? See on kõige olulisem. Ehk siis, kui sa jalutad pargis kuskil ja sa tead, et seal on discgolfi park ja kui sa kuuled ropendamist, siis ilmselt mingid mängijad on seal korvi lähedal. Ja läheb teile. Oh! Proovime sulle täna selgeks teha mängu kõige olulisema elemendi ehk siis puttimine. Ehk siis see, mille nimel sa tööd teed seal platsil või rajal, ehk siis sul on vaja see ketas sinna korvi saada. See on see viimane vise. Plaan on lihtne. Suure tõenäosusega sul homme käsi on valus, parem käsi viskamisest. Aga täna me alustame hästi lähedalt. Täna puttimis on hästi oluline kordused. Teeme nii, et see on selline 3,5-4 meetrit selle suure kivi tagant. Viska nii, nagu sina tead. Alustame samamoodi ja siis hakkame minema trepist üles mingi hetk. Okay. Sul on vaja lihtsalt sinna korvi visata, jah? No nii, selleks, et sammud täis saada, tuleb nüüd kettad kokku korjata ja teeme ühe korra veel. Väga hästi, tubli. Juba esimene vise ja teine vise andsid lootust, et sa saad ise ka aru, mis sa tegema pead, et see ketas sinna lendab, aga nüüd hakkame minema üles poole. Euroopa discgolfi festivali korraldustiimi liige Silver Leetmaa. Milline siin roll selles meeskonnas on? Roll on selline, et mina olen see paberimärja, kes siis üritab need võistlused Eestisse saada ja siis ma tahaks tervitada oma head kaasvõitlejat Ralf Rogovit, kes siin kaamera taga praegu liigub. Et kui mina määrin paberit, siis tema on see, kes teeb päris töö ära. Aga protsess näeb ette selline, et on 20 leheküljeline dokument. See tuleb siis punkti haaval ära täita, sinna juurde lisada siis presentatsioon, kõik kellad, viled selle festivali osas me lisasime juurde siis EM-i video kokkuvõtte ja see ongi siuke 2-nädalane protsess, täidad kõik punkti haaval ära. Meie puhul lihtsalt positiivne pool on see, et lauluväljakul, et juba see asukoht ise ja varasema referentsi EM-i näol tekitavad olukorra, kus me saame sellist võistlust seal korraldada. Et see on väga suur pluss. Kui suur see väljakutse oli, et see etapp nüüd ka reaalsuseks saab siin juuli lõpus? No, EM-i puhul ma olin natukene rohkem närvis selles suhtes, et me tegime esimest asja, mida me nii suured pole teinud. Aga see aasta ma arvan, et ei ole midagi ülemäära. Meil on väga tugev põhitiim, kes aasta-aastalt ikkagi saab paremaks. Ma usun, et see tuleb 3 korda vinge kui EM ja kõik eeldused selleks on tehtud. Nii, ülespoole tähendab siis seda, et kuidas me ketast kinni hoiame. Ehk siis, kuidas mina soovitan, on see, et ketas ilusti peopesasse, sõrmed alla ja nimeti sõrm ette. Ja nüüd need panen vähekene kronksu. Ehk siis, miks need niimoodi hoiame? Ehk siis nüüd on see koht, kus pane pöial ka vähekene kõveraks. See on see mõte, et sul on vaja nüüd selle kettale see spin peale panna, jah, just. Ehk siis teeme nüüd selle sama kivi tagant, muudame natukene asukohta ka, kuna väljas see tuul võib ka mõjutada. Ja nüüd täpselt samamoodi 4 viset. Väga hästi. Nimeti sõrm ette. Just. Ja. Pole hullu. See loperdama hakkab. Ja me jõuame sinna varsti. Proovi veel rahulikult. Nii, väga, korja kokku. Teeme ühe sellise harjutuse, ehk siis hakka mulle viskama, viska lihtsalt mulle, siia viska mulle kätte. Vaat niimoodi, lihtsalt pane nii, et hästi, nägid, ketas keerles. Nüüd püüa tagasi, ma panen sulle samamoodi. Keha raskusega lähed, kui hakkad viskama, keha raskusega vasaku jala peale ja tõuge ja tere. Väga hästi, aga nüüd lähme by the book. Ehk siis, kui sa nüüd hakkad meil seal mande mängima, siis 10 meetri sees peale viset ettepoole astuda ei tohi. Ja ma saan aru, et tulevikus on siis plaanis Tallinna lauluväljakule tuua veelgi suuremad võistlused. Räägime siin Majorist ja MM-ist. Jah, lõppeesmärk on MM siia tuua. Küsimus on nüüd kas 1, 2, 3
aasta lõikes, et järgmine aasta on küll juba Soomes toimub see, aga ülejärgmise aasta ja üle-ülejärgmise aasta osas on kõik lahtine. Et teeme majori ära järgmine aasta, mis on siis samm edasi festivali võtmes siis karikaetapi võistlusest ja kindlasti proovime siis pakkumist teha ka MM-ile ja USA poolt on tegelikult positiivne tagasiside olemas. Ma arvan, et see on ka üks põhjus, miks MM võiks tulla, sest meil on täiesti pealtvaatajatele poole suunatud võistlus. Ehk kui metsas on väga raske mingeid viskeid jälgida, siis meil on täitsa selline asukoht, kus kõik visked on väga hästi jälgitavad, sa saad kaasas käia, sa saad vaadata suurtel ekraanidelt ja selliseid tingimusi väga paljud suurvõistlused ei paku. Kas lähme kaugemale? Unusta ära. Me teeme kõigepealt, sa pead 4-4 saama, nii nagu meil oli. Ehk siis kui saad 4-4, see peaks olema piisavalt motivatsioon. Kui saad 4-4, lähme kaugemale. Olemas, näed, vaata, see töötab. Sul on 2 tükki veel vaja. Come on! Ole vait! Ei! Ei ole hullu. Me jätkame kordustega. Nii, teeme sulle natukene lihtsamaks, vaatame, kas nüüd läheb. Nii, proovi nüüd. Natukene. Ma ütlesin natukene. Fokusseeri ära, mujale ei vaata. Sa vaatad linde ja mängijaid ja puuoksi ja muid asju. 2-2, come on, rahulikult, käsi järgi. Come on! Kuule, see natukene lubas. Tubli. No nii, Ken, 1 trenn jäänud. 3 trenni meil selja taga, ehk siis viimases, mis meil on plaanis 4 trenni on ju. Viimast trennis on meil siis selline mäng. Proovime sulle selgeks teha discgolfi terminid. Tee-jala, OB, jalaviga, rajakaart, kui palju meetreid, rajareeglid, ehk siis lisaks viskamisele ja puttimisele on sul vaja teada ka muid reegleid, et Monday Qualifieril hakkama saada. See peaks olema kõige lihtsam osa. Võid ju loota nii. Tein siis ettepaneku, et me teeme selle viimase mängulise trenni siin samas Kurna discgolfi pargis. Miks? Sest vaata, mis siin ümbrus toimub, ilust ära niidetud, üliilus hooldus, Kurna külaseltsi park tähendab siin kõvasti vaeva ja see rada ise olemuselt on selline algasõbralik, et see peaks sulle hästi sobima, et kui sa siin nüüd ellu jääd pärast viimast trenni, siis sa oled järgmiseks esmaspäevaks peaaegu valmis. Peaaegu. Peaaegu. No teeme nii. Läheme järgmine nädal. Teeme nii.